Tänage issandat, sest tema teeb imetegusid. Tema on meid ka laulma pannud ja seda märkame eriliselt siis, kui võrdleme, kuidas on Jumala rahvas läbi aegade laulnud. 2. Moosese raamatus 32. peatükis tulevad Mooses ja Joosua mäe otsast alla ja salm 17 ütleb nõnda: kui Joosua kuulis rahva häält, valju karjumist, siis ta ütles Moosesele: leeris on sõjakisa. Aga tema vastas: ei, see ole võiduhüüd, ei, see ole kaotuse kisa, mina kuulen lauluhäält. Täna kuulsin ma juba hoopis teistsugust lauluhäält, kui kirikumuusikud, muidugi parem osa lauljatest, üheskoos laulsid. Sarnast võrdlust on ka varem esile toodud, kui 1924. aastal siinsamas Pauluse kirikus tähistati reformatsiooni Eestisse jõudmise 400. aastapäeva. Ajaleht Eesti Kirik tunnustas vaimulikke, kes olid oma koguduse 2- ja 3-häälselt laulma pannud ja võrdles seda Georg Mülleri aegse pühavaimu kogudusega 400 aastat tagasi, kus Müller pidi kurtma, et kogudus nagu lambakari määgib. Ajad muutuvad, lauluraamat muutub, uue loodame valmis saada aastal 2025. Täna registreerimislauas olid Jakob ja Helene 6-aastane ja 8-aastane ja aastal 2025 on Jakob 15-aastane, leeri mineku iga. Järelikult me teeme seda lauluraamatut nendele. Ma usun, et seda tuleb ka silmas pidada, aga mitte ainult, missugune suur ülesanne veel meil ees seisab, sellest kõneleb nüüd lauluraamatu komisjoni esimees Marko Tiitus. Lugupeetavad lauluraamatu konverentsi delegaadid, austatud vaimulikud, kirikumuusikud, koguduse liikmed, külalised. Minu ettekanne ei ole akadeemiline ettekanne, milliseid me kuuleme konverentsil mitmeid ja häid, vaid minult on palutud konverentsi sissejuhatavas osas mõne minuti jooksul visandada selle pildi, millised küsimused ja, nagu tänapäeval on moes öelda, väljakutsed seisavad uue lauluraamatu koostamise ees just komisjoni seisukohast. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikukogu otsustas 29. novembril 2016 algatada ELK uue lauluraamatu koostamine vastavalt konsistooriumi poolt heaks kiidetud lauluraamatu lähteülesandele ja teha konsistooriumile ülesandeks lauluraamatu komisjoni moodustamine lähteülesandes kirjeldatud tegevuste elluviimiseks. Ja 7. veebruaril 2017 moodustas konsistoorium lauluraamatu komisjoni koosseisus Kristel Aer, Mart Jaanson, Eerik Jõks, Tuuliki Jürjo, Kristjan Luhamets, Gustav Piir, Sigrid Põld, Siret Rutiku, Tiit Salumäe ja Marko Tiitus komisjoni esimehena. 11. aprillil nimetati konsistooriumi poolt komisjoni täiendavaks liikmeks Maris Oidekivi-Kaufmann, kes täitis ka komisjoni sekretäri ülesandeid ja alates tänavu 6. veebruarist on komisjoni sekretär Eerik Jõks. Ja seega on lauluraamatu koostamisel täidetud 2 põhilist eeltingimust tulemuslikuks tööks. Need on siis kõigepealt selge ja konkreetne ülesandepüstitus, uue lauluraamatu väljaandmine, on kõlanud ka lõpptähtaeg 2025 ning teiseks on olemas siis ka minu hinnangul igati toimiv, väga kompetentne ja tänaseks ennast ka
kompromissivalmis ja koostöisena tõestanud meeskond. Kuid peamise väljakutsena nimetan komisjoni esimehena mitte eeskätt ressursside puudust, seda, et kiriku eelarve on napp, et me täna veel ei tea, kui palju raha on vaja uue lauluraamatu väljaandmiseks ja kust see raha peab tulema. Eelarvest küll, aga kust ta eelarvesse saab, on omaette küsimus. Mitte isegi ka seda, et spetsialistid, kes on hõivatud mitmetes ülesannetes ja teevad oma tööd suures osas ilma tasuta, mis seab kindlasti omad piirid sellele tööle, vaid peamiseks väljakutseks pean siiski seda, et meie ülesandeks on koostada lauluraamat, mis oleks kiriku lauluraamat. Mitte minu, mitte meie, vaid kiriku lauluraamat. Kui 2015 jõulude ajal oli kusagilt jõudnud avalikkusesse see, et me peame plaani, kas koostada uus lauluraamat, siis võttis minuga ühendust Hans Hašluik ja kui väga resoneeris sellele kaasa, et väga hea mõte ja ammu oleks aeg. Pärast ütles toonane assessor Tauno Toompuu, et see on üks väheseid konsistooriumi otsuseid, mis on saanud avalikkuse heakskiidu juba enne otsuse jõustumist. Aga samuti üks asi, millele siis härra Luik tähelepanu juhtis, ütles, et tema jaoks on täiesti arusaamatu kirjastajana see, et kuidas ühte raamatut saab 10 aastat teha. Ma siis selgitasin, et ilmselt ei oleks minul keeruline ressursside olemasolu korral teha raamat ka 1,5 aastaga või mõnel teisel, aga me teeme seda kirikule. Ja see asetab meid mitte üksnes religioonisotsioloogiliste küsimuste ette sellest, kes ja kuidas saab väljendada kiriku häält, arvamusi, ootusi, vaid eeskätt ka teoloogiliste küsimuste ette sellest, mis on kirik, tema olemus, funktsioonid, eesmärgid, ülesanded, liturgia, kirikulaul. Olen lootusrikas, et mõlemal suunal käimasolev konverents annab olulisi impulsse ja sisendeid sellesse protsessi. Kui rääkida veel kiriku lauluraamatust, siis pildina on selle väga hästi kokku võtnud Dietrich Bonhoeffer oma teoses Osaduslik elu. Sattusin seda lugema siis, kui töötasin läbi Ivar Jaak Salumäe, kes oli lauluraamatu komisjoni sekretär aastail 1977–1992 ja vaieldamatult üks praeguse kiriku laulu- ja palveraamatu koostamise juhtfiguure. Lugesin tema artikleid, mis ta on koondanud kogumikku Mina usun muusikasse, ja seal tsiteerib ta siis Bonhoefferit järgnevalt. Mitte maitse, vaid tõeliselt vaimuliku otsustusjõu küsimuseks on, kas koguduses osatakse õigesti ühehäälselt laulda või mitte. Ühehäälse laulu vastased tuleb aga kõige järjekindlamalt eemale lülitada, sest mitte kusagil mujal ei tule jumalateenistuses inimlik tühisus ja halb maitse ilmsiks nii ohustavalt kui just laulmises. Seal kõlab esmalt improviseeritud teine hääl, mida võib kuulda igal pool, kus ühiselt lauldakse. Ta tahab anda ühehäälselt voolavale meloodiale vajalikku kandepinda ja täiust, kuid surmab seejuures nii sõna kui ka meloodia. Seal on bass või alt, kes tahab kõigi kaasalauljate tähelepanu tõmmata oma võimele valitseda imesteldavat hääle ulatust ja laulab seepärast iga oktaavi võrra madalamalt. Seal on solisti hääl, mis avaralt ning täiesti rinnast voolab ja tremoleerides tahab kosta kõigest üle omaenese kauni organi auks. Ja meie hulgas on lõpuks ka mõningaid vähem ohtlikke ühise laulu vaenlasi, ebamusikaalseid, kes pole võimelised laulma. Viimaks leidub ka seesuguseid, kes mingi meeleolu tõttu ei suvatse kaasa laulda ja sellega ainult häirivad osadust. Ühehäälne laul, nii kummaline kui see ka pole, on mitte niivõrd muusikaline, kuivõrd just vaimulik küsimus. Ühises osaduslikus laulus tuleb kuuldavale kiriku hääl. Mitte mina ei laula, vaid kirik laulab,
millest mina kui üks selle liige tohin osa võtta. Tsitaadi lõpp. Mu meelest väga ka siis, kui muusikalistest aspektidest võiks sellele vastu vaielda ja küsida, et mis sellest siis halba on, kui me niimoodi improviseeritud korras hakkame koraali 2- või 4-häälselt laulma. Aga ma usun, et Bonhoeffer on tabanud midagi väga olulist, öeldes, et ühehäälne laul ja ilmselt mitte ainult muusikalises, vaid ka vaimses mõttes kiita Jumalat ühel häälel on vaimulik küsimus. Lauluraamatu komisjoni sekretär Eerik Jõks on kirjutanud, kui mõtleme tagasi 2 viimatisele luterlikule lauluraamatule, siis praegu koostatav lauluraamat eristub eelnevatest selgelt koostamispõhimõtete poolest. Mitte kunagi varem ei ole püütud lauluraamatu loomisel kirikurahva ootusi nii ulatuslikult uurida ja arvesse võtta. Üheskoos tegemises on peidus midagi sügavat ja ristiusule omast. Me kõik oleme osa ühest elavast Kristuse ihust ja selle püha ihu liikmetena on meile antud kirjeldamatult suur õnnistus, aga ka oluline kohustus täita oma rolli selles. Tsitaadi lõpp. Ma juhin veel kord tähelepanu sellele, et lauluraamatu konverents ise on üsna unikaalne sündmus meie kirikuloos ja kultuuriloos. Muidugi on lauluraamatu küsimusi laiemalt arutatud ka varem, olgu need 19. sajandi Liivimaa ja Eestimaa provintsiaalsinodid, 20. sajandi alguse usuteadlaste konverentsid, kuid lauluraamatu konverents teadaolevalt esmakordse omataolise sündmusena markeerib siiski tõsiasja, et lauluraamat ei ole üksnes pastorite ja kirikumuusikute töövahend, mida ta on ka, vaid kogu kiriku usu ja palvereegli oluline kandja, väljendaja ja kujundaja. 2 internetipõhise religioonisotsioloogilise uuringuga, mille tulemusi konverentsil tutvustatakse, on püütud välja selgitada ühelt poolt kirikutöö spetsialistide, vaimulike ja kirikumuusikute, teiselt poolt koguduse liikmete ootusi ja arvamusi koostatavale raamatule. Kui spetsialistide küsimustele vastajaid oli pisut üle 160 ja koguduse liikmete küsimustele vastajaid pisut alla 200, see viimane oli Eeriku meelest alla loodetud lävendi, siis võrdlusena võiks tuua kõrvale, et aastal 1983 läbi viidud analoogilise küsimustiku vastajate arv oli 100, mille üle ka toonane komisjoni sekretär Jaak Salumäe samuti pettumust tundis. Tsiteerin, ankeetide visa ja vähene tagasisaabumine kurvastas ja solvas. Siis tänavuse küsitlusega hõlmatud inimeste hulk 350 on üle 3 korra suurem ja annab minu meelest selget tunnistust sellest, et huvi ja valmisolek uue lauluraamatu koostamisse oma panus anda ja toetus selle raamatu valmimisele on suuremad kui 35 aastat tagasi. Praktiliselt aga tähendab see kiriku lauluraamatu koostamine väljakutseid leida tasakaal ja kompromiss üsna erinevate ootuste ja eelistuste vahel. Ja nimetan järele jäänud minutite jooksul 3 olulisemat telge, kus ma näen, tuleb saavutada meil tasakaal siis skaala erinevate võimaluste või ootuste ja eelduste vahel. Kõigepealt tasakaal ühelt poolt klassikalise luterliku koraali, kasutame siin komisjoni liikme Mart Jaansoni eeskujul väljendit või terminit tuumiklaulud, pidades silmas laule, mida Eesti ja Liivimaa lauluraamatute koostajad alates juba 1637. aastal ilmunud Heinrich Stahli lauluraamatust peale on Saksa evangeelse kiriku lauluvarast meie lauluraamatute jaoks valinud, tõlkinud ja kohandatud. Laulud, mis on loonud ja kujundanud meie usku kolmainu Jumalasse, aga ka meie identiteeti kiriku, luterliku kirikuna, kujuneva rahvana. Kõneldes tuumiklauludest, eeskätt on silmas peetud just tekste, kuigi on terve rida juhtumeid, kus inimeste
teadvuses, tekst on seotud konkreetse viisiga, kas või üks kindel linn ja varjupaik. Ja teiselt poolt siis tasakaal uuema, kaasaegsema, nii muusikastiilide poolest kaasaegsema ja paljutahulisema kui ka tekstide ja sõnumi poolest kaasaegsema ja nooremaid põlvkondi kõnetavama kirikulaulu vahel. Teiseks, tasakaal luterliku kiriku lauluvara ja teiste kirikute lauluvara vahel. Olgu selleks siis katoliku, õigeusu, anglikaani või ka vabakoguduste lauluvara. Tsiteerin veel kord Erik Jõksi, kes on öelnud, küllap on igaüks, kes tänapäeval kirikus töötab, tajunud teatava enesestmõistetavuse ajastu lõppemist kristlikus maailmas. Oli aeg, mil luterlusel, roomakatoliiklusel, baptismil ja nii edasi olid võrreldes tänasega suhteliselt selged piirid. Nüüd on aga toimunud mastaapne segunemine ja väga puhast konfessionaalsust, mis oleks üleüldine, on lääne kirikus suhteliselt raske leida. Üheks sellise segunemise ajendiks on kindlasti olnud muusika, mis on migreerunud ühest konfessioonist teise ja toonud kaasa uusi värve ja uut tunnetust. Tsitaadi lõpp. Ja kolmandaks, tasakaalu leidmine lauluraamatu lauluvara ja selles sisalduva liturgilise materjali, palvete ja ka proosatekstilise kirikulaulu, ka õpetusliku materjali vahel. Eesti ja Liivimaal on kõik lauluraamatud alates Heinrich Stahlist peale olnud rohkem või vähem kodu- ja kirikuraamatud. See tähendab, nad on sisaldanud liturgilist materjali, on aidanud osaleda jumalateenistustel, kujundada kodust palveelu. Ja loomulikult täna, kus võimalus erinevaid raamatuid trükkida või infokanaleid, kandjaid välja anda on oluliselt suurem, ei ole see võib-olla nii akuutne vajadus, kuid siiski, kui me vaatame ka oma naabermaade, Skandinaavia, Läti, Saksa lauluraamatuid, siis oluliselt rohkem kui ka meie tänases kirikulaulu ja palveraamatus on palveelu ja liturgilise elu kujundavatele materjalidele tähelepanu pööratud. Lauluraamat on küll lauluraamat, aga ta on kiriku lauluraamat. Ja kirikulaulu ei saa vaadelda lahus tema jumalateenistuslikust kontekstist, koguduslikust kontekstist, palveelu kontekstist. Arvestades ka täna ELK-s käibivat üsna suurt liturgilist kirevust ja vabadust, seab ka see skaala lauluraamatu komisjoni ette väljakutse koostada niisugune raamat, mis oleks ühildatav ja kasutatav erinevate liturgiliste traditsioonide ja tavadega. Ja lõpetan oma vastusega Hans Hašluigele, mille ma talle e-kirjas saatsin 2015. aasta jõulude paiku. Ta küll avaldas nagu ikka sellest ühe lause, aga vastuse taust oli selline üsna negatiivne hinnang Luteri kiriku jumalateenistusele ja lauluvarale kui millelegi aegunule, kui millelegi arusaamatule ja mittekõnetavale ja kirjutasin toona nõnda. Olen nõus, et Luteri kiriku lauluraamat vajab uuendamist ja oma komisjoni poolt selle ettepaneku konsistooriumile ka teeme. 1991. aastal välja antud kiriku laulu- ja palveraamat oli 25 aastat tagasi vaieldamatult väga asjatundlik. Esimene lauluraamat Eestis, mis sisaldas ka noote ja mõningaid vaimulikke rahvaviise. Ent aeg on edasi läinud. Suur osa praeguse lauluraamatu lauluvarast pärineb 16.–17. sajandi saksa luterlikust traditsioonist, kus on väga sügavaid teoloogilisi teemaarendusi, kuid mis tänapäevasele, eriti noorele inimesele jäävad kohati raskesti mõistetavateks, eriti veel baltisakslaste tõlkes. Rohkem võiks kaasaegses lauluraamatus olla ka algupäraseid laule, sealhulgas vaimulikke rahvaviise ja tuntud vaimulike koorilaulude seadeid. Loomulikult sisaldab uus lauluraamat jätkuvalt klassikalise luterliku koraali kullafondi,
kuid selle kõrval on vaja tasakaalustamiseks teiste stiilide esindajaid. Mu enda arvates on oluline elavdada koguduse laulu luterlikus kirikus ning lauluraamat ei ole eesmärk, vaid üksnes vahend või tööriist. Samas peavad laulud olema piisavalt kütkestavad ja kaasahaaravad, et tekiks tahtmine kirikus laulda. Oluline on, et jumalateenistuse üldine atmosfäär ei oleks veniv, paatoslik ja kurvameelne, vaid pidulik ja rõõmurohke, samaaegselt esteetiliselt nauditav ja kodune. Siin sõltub tõesti väga palju muusika rollist ning kirikulaulu ja kogu jumalateenistuse fookuses peaks olema kolmainu Jumal, kelle headust ja pühadust me ülistame ning kelle hoolde usaldame oma elu. Tänan tähelepanu eest! Tervist, mina olen Eerik Jõks, ma olen lauluraamatu komisjoni sekretär. Ja enne kui ma asun sisse juhatama meie tänast esimest peaettekannet, ma kasutan võimalust tänada neid, kes on teinud võimalikuks selle konverentsi toimumise, ehk siis kes on kokku pannud selle konverentsi eelarve, meie sponsorid, meie toetajad. Esimene olete muidugi teie ise, kes olete tasunud selle osavõtumaksu. Suur tänu, et te olete sellesse eelarvesse panustanud. Loomulikult on huvitatud osapool Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, kes on mahukalt panustanud selle konverentsi korraldamisse, aga samuti Kultuurkapitali täname südamest, kes nii helikunsti kui ka Rahvakultuuri Sihtkapitali kaudu on toetanud heldelt selle konverentsi läbiviimist ja viimaks ka Kirikute Nõukogu, kes oma oikumeenilistest projektidest on leidnud võimalust sellele konverentsile toetust anda. Suur tänu kõikidele toetajatele. Kui me hakkasime seda konverentsi ette valmistama, siis olime me üsna selgelt seda meelt, et me peame alustuseks looma mingisuguse lähtepunkti, millest oleks võimalik nii komisjonil kui ka sellel konverentsil arutlejatel lähtuda. Ja selleks me kavandasime ühe sellise 3 liikmest koostatud meeskonna, et anda meile kõikidele meeldetuletuseks ülevaade kirikulaulu kujunemisest siin Eestimaal. Ja need 3 on täna kenasti tulnud siia kohale, vaatavad mulle naeratavalt, mõned ka keskendunult otsa. Ja need on teile kõikide tuttavad Kristiina Ross, kes alustab selleks, et rääkida, kuidas üldse eestikeelsed kirikulaulu tekstid meieni on jõudnud. Seejärel professor Toomas Siitan räägib meile kirikulaulu loost kuni uue lauluraamatu väljaandmiseni 19. sajandi lõpus ja Anu Kõlar juhatab meid sealt edasi kuni tänapäeva, selleks, et meil edasi minnes oleks enam-vähem mingisugunegi koordinaatteljastik, milline on Eesti kirikulaulu lugu olnud. Ja kõigepealt ma palungi siia Kristiina Rossi. Austatud kuulajad, mina üritan siis rääkida varase kirikulaulu, eestikeelse kirikulaulu keelest. Nagu teame, varasel koguduslaulul oli eriti oluline roll reformatsiooni õpetuse levitamisel lihtrahva seas, kirjaoskamatu lihtrahva seas. Ja Eesti oludes
kus terve eestikeelne kogudus tegelikult ju ainult kirjaoskamatust lihtrahvast praktiliselt koosneski, mõjutasid kirikulaulude tekstid seetõttu eriti jõuliselt kogu keele arengut. Õieti olidki laulutõlked need, mis aitasid seni vaid suulise kultuuri kandjateks olnud eestlastel hakata osa saama kirjaliku kultuuri rikkustest. Sest piiblitõlge oli poolkirjaoskamatule talurahvale esialgu liiga keeruline tekst, et seda iseseisvalt lugeda ja mõista. Nõnda said just laulutekstid lühikeste katekismuse fraaside kõrval selleks žanriks, mis aitas ühendada kirjalikku ja suulist maailma. Laulutekstid olid loodud kirjalikena, kuid neid õpiti esialgu ju kuuldeliselt ja mis kõige olulisem, neid lauldi ise. Nii et nende keeleline areng 17. ja 18. sajandil aitab seepärast eriti hästi mõista eestikeelse koguduse teed kirjakultuurini. Ja järgnevas ma üritangi hästi lühidalt ja punktiirselt seda teed siis iseloomustada. Mida ütlevad kirikulaulude tõlked eesti kirjakeele tekkimise kohta? Vajadus eestikeelsete kirikulaulude järele tekkis kohe, kui siin mail hakati eestikeelseid jumalateenistusi pidama ja kogudust teenistusel laulmisele innustama. Esimene kaudne andmekild selle kohta, et laule eesti keeles tõesti lauldi, pärineb 1539. aastast, mil pühavaimu jutlustaja Johann Kool või Köll on teada, et tema juures kooriruumis käisid 4 vaest koolipoissi laulmas ja neile anti selle eest saapad. Ja umbes 10 aastat hilisema aja kohta on siis teada juba siin täna mainitud vaese koolipoisi Hans Susi kohta, et ta ilmselt tõesti hakkas laule tõlkima. Aga laule endid sellest ajast säilinud ei ole. On veel mitmeid teateid 16. sajandist, kaudseid andmeid selle kohta, et eestikeelsed laulud tõesti olid juba olemas, aga tekste meil ei ole. Esimesed säilinud laulutõlked pärinevad, nagu teada, siis 17. sajandi algusest ja esimesed säilinud on need fragmendid umbes 10 laulust, mida tsiteerib Georg Müller oma jutlustes. Aga kompaktse ülevaate 17. sajandi alguse lauluvarast pakub Heinrich Stahli käsiraamatu teise osana 1637 ilmunud lauluraamat, kus on siis 144 saksakeelset kirikulaulu paralleelse eestikeelse proosatõlkega. Raamatus leiduva teabe kohaselt on need laulud tõlkinud peamiselt Stahl ise, umbes 100 laulu, ja umbes 40 laulu tõlked pärinevad 12 Stahli kaasaegselt pastorilt. Selles informatsioonis põhimõtteliselt pole põhjust meil kahelda, küsimus on ainult selles, et mida autorsus tollases kontekstis tähendas. Sest keeleallikana on Stahli käsiraamat äärmiselt intrigeeriv materjal, need on esile kutsunud äärmiselt vastakaid hinnanguid alates hardast imetlusest, mida tema kaasaegsed nende tekstide vastu ilmutasid, kuni väiteni, et Stahl on meelega üritanud eesti keelt ära narrida, mida eriti eredalt on sõnastanud Uku Masing, ja kõigile neile erinevatele hinnangutele tegelikult see tekst tõesti pakub tuge, sõltub lihtsalt sellest, mida sealt otsida ja oodata ja millega seda võrrelda. Aga kõik need erinevate hinnangute andjad ja uurijad tegelikult on suhteliselt ühel meelel selles, et sealt tekstist võib leida jälgi väga erinevatest ajalistest kihistustest. Kuivõrd tegemist on proosatõlkega, siis midagi luule spetsiifilist siit üldse otsida ei tasugi. Lõppriimi ei ole rakendatud, silpide arvu värsis pole üritatudki reguleerida ja ilmselt pole üritatud ka mingit värssi kuidagi rütmiliselt vormistada. Proosatõlkete lauldavuse kohta on Eestimaa piiskop Joachim Jering, kes oli piiskopiks siis just vahetult pärast selle esimese lauluraamatu ilmumist
kuni järgmise lauluraamatuni 1638 kuni 1657. Ja tema on öelnud, et proosatõlgetel on see küllaltki suur puudus, et siis enam-vähem täpne tõlge tema tsitaadist, mõnes värsis on poole võrra rohkem või vähem silpe kui noote ja nii peab mõnda värssi aeglasemalt laulma ja sõnu jagama ja väga paljude nootide peale venitama. Teist aga peab seda kiiremini laulma ja palju silpe kas ühele noodile tooma või hoopis vahele jätma ja neist üle hüppama. Rääkimata sellest, et silbid, mis eesti keeles on olemuselt pikad, tehakse lühikeseks ja neid lauldakse selle keele eripära eirates. Puhtkeeleliselt võib sellest esimesest lauluraamatust, nii nagu Stahli perikoopidestki, leida siis tõesti 2 täiesti erineva tõlkemeetodi jälgi. Valdav tekst on tõlgitud sõnasõnaliselt. Igale saksa sõnale on otsitud eesti vaste ja need on pandud ritta täpselt samas järjekorras, nagu need saksa keeles esinevad. Aga selle kõrval või all või kuskil seal taga võib tunda tõesti jälgi mingist teisest tõlkemeetodist, mille korral on üritatud edasi anda sisu ja teksti mõtet, nii et saksa lähtetekstist täiesti erinevate eestipäraste väljenditega öeldakse midagi. Neid jälgi on üsna vähe, aga võib oletada, et see teistsugune tõlkemeetod esindab mingit varasemat, võib-olla siis 16. sajandil levinud tõlkepraktikat. Selge on see, et kogu tekst on väga range toimetaja käega üle käidud, tõenäoliselt on see Stahl ise, kes on paar grammatilist germanismi väga järjekindlalt läbi viinud, mis annab kogu sellele tekstile paraku niisuguse küllaltki puise ja võõra ilme. Et nagu öeldud, selle puise ja võõra teksti sees võib leida mingeid täiesti elavaid rahvakeelseid väljendeid, nagu on kunagi täheldanud ja neid kokku otsinud juba Arvo Krikman ja nagu oma praeguses uurimistöös praegu püüab nendest laulutekstidest taas leida Heiki Reila. Nii et keeleliselt pakub see Stahli lauluraamat tõesti jätkuvalt uurimisainet. Aga tõlkeliselt võib siis seni leitu põhjal väga ettevaatlikult postuleerida, et esimese reformatsiooni järgse sajandi jooksul läbis kujunev eesti kirjakeel 2 etappi, mida võiks siis tinglikult nimetada varaprotestantlikuks vabatõlkeks ja sõnasõnaliseks tõlkeks, kusjuures pole päris selge, kas need 2 tõlkemeetodit, kas neid praktiseeriti ajaliselt erinevatel aegadel või praktiseeriti paralleelselt lihtsalt eri autorite poolt. Igatahes 17. sajandi keskpaigas saabus kirikulaulu tõlkesse murrang, mis on mõjutanud kogu eestikeelse luule hilisemat arengut tänapäevani välja õieti. See murrang luuletõlkes oli osa laiemast stiili või maitse muutusest, mis tõi kaasa uue lähenemise kogu kirjakeelele. Ja seda uut faasi eesti kirjakeele loos võiks tinglikult nimetada barokseks. Eriti ilmekalt avaldub see barokne faas siis just nimelt lauluraamatu 1656. aastal ilmunud väljaandes. See teine väljaanne oli siis esimene värstõlkeline lauluraamat, milles kõik laulud olid tõlgitud väga rangelt Martin Opitsi luulereegleid järgivasse värssi. Silbiris rõhuline luulevorm ja lõppriimiline luulevorm oli eesti keelde põhimõtteliselt toodud varem juba juhuluulega, aga nagu me teame, see juhuluule oli kitsa haritlaste ringkonna siseringi niisugune harrastus, aga lauluraamatuga toodi nüüd see uus luulevorm eestikeelse koguduseni, kes seni oli olnud tuttav ainult regivärsilise rahvalaulu luuleilmaga. Ja nüüd hakkasid need 2 luulesüsteemi jõuliselt teineteisega suhestuma. Kuidas see eestlaste poolt vaadatuna 17. ja 18. sajandil täpsemalt kulges, seda on tagantjärele kaunis raske mõista või oletada, sest mingeid eestlaste poolseid seisukohavõtte tollest ajast meil alles ei ole. Aga tõlkijad ise, Georg Saalemann, Rainer Brockmann, Martin Gilleus ja Heinrich Göseken olid oma saavutuse üle äärmiselt uhked ja kirjutavad 1656. aasta lauluraamatu eessõnas, et need
tõlked on saanud palju paremad kui saksa originaalid. Ja neil on selles mõttes tõesti õigus, et kui nad peavad heaks luuleks hästi ladusa rütmiga Opitzi reeglitele vastavat luulet, siis Eesti tõlge vastab nendele kriteeriumitele palju paremini, kuna enne Opitsit saksa luule tegelikult nii väga nendele reeglitele ei vastanud. Ja 16. sajandi kirikulaulud, sealhulgas ka Martin Lutheri tekstid, ei ole üldse mitte niisuguses Opitsi moodi ladusas keeles. Aga meie esimeses tõlkes pandi nad kõik sellele Opitsi reeglistikule vastama. Ning seetõttu tõesti Eesti tõlked on ladusamad ja voolavamad siis värsi mõttes kui saksa originaalid. Huvitav on see, või isegi peaaegu uskumatu, kui hästi nad selle rütmilise ladususe juures on suutnud need tõlkijad edasi anda ka originaalvärsside kujundisüsteemi. Nad on suutnud tõesti kõik need kujundid ka eesti keelde üle kanda. Ja kui nende jaoks ilmselt ongi eriti olulised kaks komponenti olnud see meetrum ja kujundid ja kolmas komponent, see on siis see eesti keel paraku kuskilt peab järele andma ja kannatanud siis just paraku ongi tõesti see eesti keel, sest kõik silbid ja sõnad, mis sinna vormi ei mahtunud, need lihtsalt visati välja. Nii et paiguti on selle barokse kirikulaulu tekstist võimalik aru saada ainult saksa originaali abiga. Tegelikult, kui neid uurida, siis need tõlked, tuleb tunnistada, on tõesti äärmiselt meisterlikud ja kohati täiesti sädelevalt leidlikud, aga karta on, et 17. sajandi talupojad kuigi palju nendest aru ei saanud. Aga samas, kuna laulud olid rütmiliselt hästi ladusad, riimid olid kõik paigas, siis väga tõenäoliselt oli neid siiski mõnus pähe õppida ja võib arvata, et nad levisid. Vähemasti kindlasti hoogsamalt kui proosatõlked. Aga tõlkijate järgmine põlvkond siiski nende laulutekstidega ei rahuldunud ja neid hakati väga karmilt kritiseerima. Seda järgmist põlvkonda siis Eesti tingimustes võiks nimetada niisuguseks eelpietistlikuks faasiks või seda kirjakeele arenguetappi, mis saabus 16. sajandi 80. aastatel. Ja seda vedasid siis siin kohapeal sündinud või kohalike pastorite pojad, kes olid juba eesti keelega maast madalast kokku puutunud. Ja nad hakkasid eriti sarkastiliselt ironiseerima ja kritiseerima just nimelt lauluraamatu keelt. Nende kriitika on säilinud anonüümse käsikirjana, kuid Kai Tafenau on üsna veenvalt omistanud selle kriitika Adrian Virginiusele ja Johann Hornungile. Pole selge, kui nad ise tõlkisid ka ja toimetasid kirikulaule, ausalt öeldes puhtkeeleliselt see nende lauluvara ei ole nii särav, nagu on nende kriitika, julgeks öelda. See kriitika on vaimukam, aga kindlasti olid nende tõlked siiski keeleliselt loomulikumad. Ja nende tööd siis jätkasid või põhimõtteliselt samas suunas jätkasid siis seda tõlkimist ja kirikulaulude keele arendamist pietistid, kes andsid välja 1721. aastal siis uue pietistliku lauluraamatu, mis keeleliselt praktiliselt siis püsiski 19. sajandi lõpuni, see tähendab tegelikult sinna tuli materjali juurde, aga selles olemasolevas tekstis tegelikult võib öelda, et praktiliselt mitte mingeid muudatusi ei tehtud. Nii et nüüd ma järgmise etapi jaoks annaksin sõna Toomas Siitanile. Aitäh Kristiina Rossile. Mul on siit
mõnes mõttes väga hea jätkata, sellepärast et kui ma räägin kiriku laulu muusikalisest poolest, siis mina ei ole nii õnnelikus olukorras, mul ei ole nii vanu allikaid. Me oleme rääkinud juba siin, täna mitu korda on mainitud Georg Müllerit. Ma olen püüdnud Müllerit seda ja teistpidi lugeda ja ma tunnistan, et ma ei saa päriselt aru, kas ta räägib kirikulaulu muusikalisest poolest. Kui ta ütleb, et nad mäegvad kui rumalad lambad, siis ta lisab sinna juurde aru saamata ise, mida nad laulavad. Ja ma ei saa päris täpselt aru, kas teda häirib rohkem see, et lauldakse kehvasti või siis just nimelt see tekstiline pool. Samuti ma ei ole aru saanud päris täpselt, mis keeles lauldakse. Aga eks me vaidleme seda teemat edasi. Nii et kuidas lauldi 16. või 17. sajandil Eesti kogudustes, seda me võime ainult hämaralt oletada. Mida me üsna kindlalt teame, et seda laulu ei saadetud oreliga mitte kusagil. See käis eeslaulja järgi, kõige tõenäolisemalt oli see niisugune laulmine, nagu me nimetame vanaks laulmisviisiks, mis oli siis keeruliselt kaunistatud, mis oli kõike muud kui ühehäälne ja tõenäoliselt üsna valjuhäälne. Ja see on miski, millest on siis kujunenud see meie rahvakoraal, nii nagu me seda 20. sajandi alguse kirjapanekutest, põhiliselt Kirillus Kreegi kirjapanekutest tunneme. Nüüd, kui Kristiina Ross jõudis pietistliku lauluraamatuni 18. sajandi algusesse, siis tegelikult see lauluraamat määras väga palju nüüd ka selle muusika valiku või viiside valiku, millest meil juba hakkab aimu olema. Tegelikult esimesed kõige varasemad muusikaallikad siis kirikulaulust on pärit alles 18. sajandi teisest poolest või pigem lõpust ja üsna selgelt näitavad nad siis tugevat seost vennaste kogudusega. Nii et tundub, et see vennaste koguduse tulek 18. sajandi esimesel poolel tegelikult määras hästi palju neid tendentse, mis siis vormisid seda laadi, kuidas Eesti kogudustes lauldi. Viiside repertuaar, nii nagu ka tekstide valik, oli ju praktiliselt täiel määral laenuline, aga ega me ei tea ka päris kindlalt väita, kas need laenud tulid ainult saksa allikatest. Siin on mõningat põhjust arvata, et ka näiteks rootslased võisid anda niisugust viisivara, mis oli just 18. sajandil käibel, igal juhul mõned allikad vähemalt niiviisi kuni 10 viisi osas seda kinnitavad, aga loomulikult saksa allikad on siin põhiliseks tooniandjaks. Nüüd esimene koraaliraamat, käsikirjaline koraaliraamat, mis on tõesti meieni jõudnud, see on siis Gustav Svani oma Helmest aastast 1774, on selles mõttes nüüd juba uue ajastu oma, et see on väga ühemõtteliselt seotud siis oreli tulekuga kirikusse. Koraaliraamat ei saagi midagi muud olla, eks see on organisti raamat ja ka selles käsikirjas on ühemõtteliselt öeldud, et kuna Helme kirikusse ehitati orel, siis oli vaja, kõigepealt organisti, aga siis oli vaja ka noodimaterjali. Ja me oleme siin vaielnud vahest Gustav Svani päritolu üle, aga tundub küll, et ta peaks olema Rootsist tulnud, tema, ütleme, sama nimega ja sama kirjaviisiga pastor Svan oli
samal ajal tegev ka Saaremaal, nii et tundub, et sealsed mõningased Rootsi mõjud, seal on mitu Rootsist laenatud viisi, mida saksa allikates ei ole, et need on siis ka selle päritoluga seotud. Ja see seos vennaste koguduse laulmisega, see peegeldub väga mitmetes erinevates detailides, ma ei hakkaks võib-olla sellesse väga siin süvenema, aga igal juhul üks hästi oluline detail on see, et Svan annab meloodiaid mitte nii-öelda lihtsal kombel, vaid annab nad üsna rikkalikult kaunistatuna, samas aga nende viiside rütmiline külg on suhteliselt lihtne. Et mõnes mõttes on siin tegu natukene nagu vastuoluga, aga ma jätan selle teema praegu siin kõrvale, sest et ma tahan jõuda 19. sajandisse. Meil on ka mõni väga üksik kirjeldus vennaste koguduste laulmisest ja võib-olla kõige värvikam on see, mille on kirjutanud aluksne pastor Otto Friedrich Paul Rühl 1790. Ta kirjutab August Wilhelm Hupelile, ta on üks siis Hupeli korrespondentidest. Ta kirjutab vennaste koguduse palvetunnist Apukalnsi kihelkonnast lätikeelsel Liivimaal siis, eks. Ta kirjeldab umbes 200-liikmelise koguduse laulu. Ta ütleb, et neid lauldi niiviisi, et teksti loeti värsikaupa ette, millele siis kogudus järgi lauldi. See oli ju vanal ajal suhteliselt levinud laulmisviis. Ta ingliskeelses kirjanduses nimetatakse lining out või eesti keeles vist öeldakse enamasti värsside ettelugemisega või sõna etteütlemisega. Ja Rühl ütleb midagi ka selle koguduse laulmise muusikalise stiili kohta, nimelt seda, et see laulmine olevat olnud sehr harmonisch und sanft, väga harmooniline ja pehme, millega ta oli väga selgelt eristunud siis tolleaegsete luterlike koguduste laulust, mis oli siis äärmiselt vali ja mida on siis väga ebamusikaalsena kirjeldatud. Nüüd 1784 ilmus Leipzigis vennaste koguduse ametlik koraaliraamat. 6 aastat varem oli ilmunud vennaste koguduse lauluraamat siis tekstidega ja sellele 1984. aastal tuli juurde koraaliraamat, mille andis välja Kristjan Gregor. Ja see Gregori koraaliraamat oli väga laialt levinud ka Eestimaal. Ja edaspidi me näeme, et 19. sajandi alguses mitmed siinsed koraaliraamatute väljaandjad siis enne Punšelit ja tegelikult ka Punšeli ajal veel lähtuvad täiesti otseselt Kristjan Gregorist. Õieti nad kirjutavad Gregori viise lihtsalt ümber, mis näitab seda, et tegelikult see oli just nimelt see laul, mida lauldi, mida laiemalt tunti. Nüüd selle vennaste koguduse ja pietistliku laulu vastu hakkas Luteri kirik sõdima ratsionalismi ajastul ja ratsionalistlikud koraaliraamatud, mis hakkasid ilmuma siis 18. sajandi viimasel veerandil Saksamaal, nad kõik püüdsid laulmisstiili lihtsustada, sagedasti isegi äärmuseni. Seda laulmisviisi võib-olla
on defineerinud, siin oli juttu juba, et kuidas koraalilaulu defineerida üldse, siis Justin Heinrich Knecht on seda defineerinud 1799 Württembergi koraaliraamatu eessõnas järgnevalt. Koraal on kõige lihtsam ja aeglasem laul, mida võib ette kujutada. See lihtsus ja aeglus aga annab talle mitte üksnes suurima pidulikkuse ja väärikuse, vaid ka laialt tunnustatud sobivuse olla lauldud väga suure rahvahulga poolt, mis pole tavapäraselt just eriti musikaalne. Et see teatud mõttes nagu otstarbekohasus tingib ühelt poolt siis selle lihtsustamise protsessi, aga nüüd järgneva poole sajandi niisugustes koraali esteetilistes tekstides on alati rõhutatud neid sõnu, mis siin Knechti lauses olid ka sees, pidulikkus ja väärikus, just nimelt see lihtne rütmiline kuju pidavat andma lauludele siis vajaliku väärikuse. Nüüd Puncheli reformi valmistavad siis ette väga paljud erinevad Saksamaal ilmunud koraaliraamatud ja koraalialased kirjutised, koraali esteetika kirjutised, aga siin tuleb arvestada veel ühte olulist asjaolu, nimelt Saksamaal hakati taotlema 19. sajandi alguses siis ühtsuslauluraamatu sisseviimist ja sellega koos siis ka selle muusikalise külje ühtlustamist. Ja see oli idee, mida Punchel püüdis väga toetada ja järgida. Aga muidugi need poliitilised situatsioonid ei ole omavahel üldsegi võrreldavad Saksamaa ja Eesti Liivimaa vahel. Nimelt Saksamaal käis selle idee välja 1819 Ernst Moritz Arndt ja see oli selles mõttes väga arusaadav. Napoleoni sõjad olid just möödas, Saksamaa oli väga valusalt tajunud seda probleemi, et ta on killustunud, tema puudub siis Saksa rahval puudub selline ühtne riiklik struktuur ja Arndt soovitab hakata seda looma just nimelt kirikliku ühtsuse kaudu. Sedasama ideed hakkab siis toetama Punchel, öeldes, et ka siin lauldakse, eks ju, Kuramaal, Liivimaal, Eestimaal isemoodi. Tal on tegelikult kokkupuude väga paljude erinevate lauluraamatutega, sellepärast, et Eesti, Liivi ja Kuramaal on kõigepealt igalühel erinev saksakeelne lauluraamat, siis on, eks ju, Eesti põhja-eestikeelne, lõuna-eestikeelne, erinevad lätikeelsed lauluraamatud Liivi ja Kuramaal. Ja lisaks tegelikult siis asja käigus hakatakse veel sinna juurde haakima neid lauluraamatuid, mis on käibel Peterburis ja lõpuks veel isegi Volga sakslaste kogudustes. Nii et ka Puncheli üks idee on saavutada selles tohutus virvarris siis mingisugune ühtsus. Ja veel üks tendents, mida siis Punchel väga kirglikult toetab, on see, et laulda tuleb õigeid viise. Mis on õige viis, see tuleneb nüüd tegelikult siis ratsionalismi ajastu niisugustest historisistlikest tendentsidest. Püütakse kirikulaulu tagasi viia siis nendele ajaloolistele põhikujudele, aga see on nüüd üks niisugune valdkond, kus sõnad ja teod lähevad väga radikaalselt lahku, sest et taastatakse võib-olla neid viise küll helikõrguslikult, aga me teame, et 16. ja 17. sajandi traditsioonilised koraaliviisid on ju
reeglina kõik rütmiseeritud, sagedasti väga elavalt rütmiseeritud. Nüüd need valed viisid Punšeli jaoks olid suurel määral siis just need, mis olid käibele tulnud vennaste koguduse traditsioonist. Ja selles mõttes Punšel võitleb siin juba pikka aega kinnistunud kirikulaulu traditsiooni vastu, ta püüab sisse viia uut muusikalist stiili, ta püüab uut viisirepertuaari sisse viia ja tuginedes siis oma kiriklikule positsioonile, ta on ju lõpuks Liivimaa konsistooriumi assessor, ta suudab laiemalt läbi suruda siis oma ideed ja välja anda niisuguse koraaliraamatu 1839, mis kuulutatakse siis kohustuslikuks mitte kõikides Balti provintsides ainult, vaid ka kõikides Vene keisririigi protestantlikes kogudustes. Tollel ajal on juba konsistoorium Peterburis ja see ühtsus peab siis ulatuma tõepoolest kuni Volga sakslaste kogudusteni välja. Ja nüüd see, mis hakkab juhtuma pärast Punšeli koraaliraamatu ilmumist, see on väga huvitav ja tunnuslik. Nimelt eriti Eestimaal, kus võitlus vennaste koguduse vastu ei ole üldse nii äge, ütleme niiviisi, et Eestimaa konsistoorium pigem isegi toetab, vähemalt sallib seoseid vennaste kogudusega erinevalt siis Liivimaast, et siin just Eestimaal tekib ilmselgelt selge protest selle Punšeli reformi vastu ja Johanna August Haagenilt, Tallinna Oleviste kiriku organistilt, tellitakse siis alternatiivne koraaliraamat, mille puhul siis öeldakse, et see oli, vabandust, ma siin ekslen natuke oma tekstis, ühesõnaga seda Haageni välja antud koraaliraamatut on iseloomustatud sellisena, et seal olid kõik viisid Eesti kogudustele kenasti tuttavad. See oli Peterburi Eesti Jaani koguduse pastor Reinfeldt, kes niiviisi ütles, et väga soojalt tervitas seda Haagenit ja Haageni raamatut ja ütles, et siin nüüd on miski, mida meie kõik tunneme. Ja me võime siis näha, et Punšel juba 5 aastat pärast oma esmaväljaande ilmumist siis oli ilmselt sunnitud välja andma juba esimese lisa, kus oli põhiliselt, mis koosneski põhiliselt ainult vennaste koguduse lauludest. Ühesõnaga, seda hakati tasapisi nüüd lisades juurde tooma. Nüüd 19. sajandil pärast Punšeli reformi on veel üks väga oluline liikumine. Nimelt 10 aastat pärast Punšeli koraaliraamatu ilmumist hakati diskuteerima Liivimaal väga laialt siis selle üle, kas koraalilaul ei peaks mitte järgima rütmiseeritud meloodia kujusid. See on väga pikk ja huvitav diskussioon, ma ei jõua sellel ka palju peatuda, Pille Raidma on sellest väga põneva sisuka magistritöö kirjutanud, soovitan seda lugeda, aga huvitav on see, et sellel ideel tundub olevat päris palju niisugust toetajaid. Näiteks siin on ka öeldud juba täna välja, et neid koraale lauldi ju ka esimesel laulupeol. Milliseid koraale lauldi laulupeol? Ma ka tükk aega eeldasin nagu automaatselt, et need olid Punšeli seaded, mida seal lauldi, aga
tulemata selle peale, et nad ju ei saanud olla, sest Punšeli seaded eeldavad segakoorilaulu, aga seal olid meeskoorid. Ja üks võib-olla kõige silmapaistvam katse siis tõesti tuua käibele rütmiseeritud laule on Friedrich Brenneri koraaliraamat aastast 1862, mis olid mõeldud just nimelt meeskooridele. Ja see oli see, kust olid võetud siis esimese laulupeo rütmiseeritud ja muide rõhutatult pietistlike tekstitõlgetega koraalilaulud. Nii et see tundus nagu olevat pigem see, mis oli rahvale tuntud, omane, lähedane, aga ametlikuks jäi siis väga jäik, rütmiliselt väga jäik, äärmiselt konservatiivne, juba oma sünni ajal tegelikult äärmiselt konservatiivne Punšeli laulmistiil ja nüüd need arutelud rütmiseeritud laulmise üle tegelikult kuhtusid siis seoses selle uue lauluraamatu ilmumisega 1900. See nagu uuesti kinnistas tegelikult selle Punšeli reformi järgi põlistatud laulmisviisi ja tegelikult seda jätkab ju ka KLPR, seal on omad tõsised põhjused, miks see raamat ei saanud niisugust stiilireformi läbi viia. Ja mina olen nüüd lõpetanud oma ajaloolise ülevaate, aga teie arutada on see, kas selle stiilireformi läbiviimiseks on aeg järgmises lauluraamatus või jääbki Eesti koguduste laul nii konservatiivseks, nagu ta ei ole mitte kusagil mujal maailmas. Aitäh! Tere ka minu poolt. Kui hea sõber Eerik Jõks ütles, et mina räägin sellest, et mis on kirikulaulu ajaloos toimunud kuni tänase päevani, siis selleks ma kaheldamatult ei ole üldse suuteline. Ja mul see kindlasti kohe ei õnnestu. Aga ma jääksin nende teemade juurde ja selle aja juurde, mida ma olen kõige rohkem uurijana läbi lugenud või läbi töötanud ja läbi kirjutanud. Ja hämmastaval kombel sellest samast ajast ehk 1930. aastatest mul on mitu põhjust, miks peaks keskenduma just sellele. See väike kokkuvõte, mis on teil kõigil mappide vahel, seal on natukene rohkem visandatud, aga ma keskenduksin tõepoolest eelkõige 30. aastatele, sellepärast et ma näen palju paralleele 30. aastates nende küsimustega, kus me oleme praegu või täpsemalt teie olete mõeldes oma uuele lauluraamatule. Ja miks siis just 30. 30. sarnaselt sellele, kus me praegu oleme, oli vaba aeg. Ta oli Eesti Vabariigi viimane kümnend. Selle võimalused olid kõige suuremad, see oli institutsionaalselt välja kujunenud nii riigis kui kirikus. 30. see, et ta oli viimane vaba kümnend, ta kujutas ka kirikumuusikas endast niisugust aega, mis sai varasalveks sellele Nõukogude ajale, mis järgnes, ja see oli kaheldamatult väga oluliseks osutus tagantjärele see, mis 30. aastatel tehti. 30. osutus oluliseks kirikumuusikas ka sellepärast, et ta oli
justkui selle kultuurimälu seisukohalt hästi oluline. Ta kinnistas selle, mis varem oli olnud, kui 30-ndatel oleks käitutud teisiti, siis oleks ilmselt meie praegu teises olukorras, siis oleks kogu Nõukogude aja kirikumuusika ka olnud teises olukorras. Aga ja mõnedki probleemid, mis 30-ndatel üles tõusid, on meil ka üleval. Ja näiteks rahvusluse probleem, need on tegelikult ju erinevad vaated, kuidas suhtutakse rahvuslusse siis ja kuidas suhtuti siis ja kuidas me suhtume praegu, aga need teemad ja küsimused tunduvad mulle mõleski mõttes hästi aktuaalsed või hästi sarnased. 30ndate aastate Eesti kirikumuusikas ei tahetud ei rohkem ega vähem kui läbi viia reformi, sellist kirikumuusika uuendust, ja see kirikumuusika uuendus pidi puudutama kõiki kirikumuusika komponente. Uue koraaliraamatu väljaandmine, kirikukooride edendamine, kirikule uue lauluraamatu väljaandmine. Ja see lauluraamat ei olnud mitte niisugune, nagu 91 välja antigi, et oleks olnud viisid ka juures. Minu andmetel siis üldse lauluraamatu puhul ei mõeldud mingisuguseidki viise sinna lisada, aga teksti uuendus oli küll plaanis. Ja siis ka kirikukooride repertuaari uuendada. Nii et see niisugune reform kirikumuusikas 30ndatel aastatel oli täiesti kompleksne. Ja miks seda just siis oli vaja? Sellepärast, et need, kes olid seotud kirikumuusikaga, nad ütlesid, et kirikumuusika on loid, seal ei toimu õieti mitte midagi. Siis teine asi, kirik oli ju juba ammu tegelikult deklareerinud, et tegemist on Eesti vaba rahvakirikuga, aga need uuendused ei olnud jõudnud kirikumuusikasse sugugi veel. Järjest valjemalt tõusid esiplaanile need avalikkuse etteheited kirikule, et te olete endiselt see Saksa härraskirik, midagi ei ole teil muutunud, kirikumuusika lihtsalt seisab paigal. Ja seetõttu tõepoolest 30ndate aastate alguses püstitati täiesti selged tähtajad, millal antakse välja uus koraaliraamat. Ja me kuulsime, et praeguse aja uus koraaliraamat on 25 plaanis ja 30. aastal 1930 võeti vastu otsus, et 38 ilmub uus koraaliraamat. Ja rääkimata sellest, et lauluraamatut plaaniti uuendada juba 20. aastatest alates ja selle nimel päris palju tegutseti. Nüüd, kuidas seda kirikumuusika reformi plaaniti? Siin peab ütlema küll, et see on võrdlemisi erinev sellest, kuidas praegu me seda plaanime või te seda plaanite. Et praegu on üsna demokraatlik lähenemine, nagu me juba kuulsime ja ilmselt veelgi kuuleme, et küsitakse koguduste käest, kirikumuusikute käest, kiriku keskvalitsuse käest, et millised on teie ootused ja siis nende ja professionaalsete muusikute käest, et see on niisugune demokraatlik lähenemine. 30ndate aastate reformis niisugust ideed ei olnud. Selleks ajaks olid olemas tugevad institutsioonid, eelkõige kirikumuusika sekretariaat, aga ka Köstrite organistide ühing ja siis igasugused lauluraamatukomisjonid, mis tegutsesid konsistooriumi juures, siis kirikumuusika eriala ja kõik need olid need institutsioonid, mille toel
siis see kirikumuusikareform plaaniti läbi viia. Ja loodeti ka professionaalsete muusikute kaasamist ja muidugi koostööd konsistooriumiga. Nii et see tollane reform oli eelkõige institutsionaalne ja millel oli siis väga tugev toetus mitmelt poolt või vähemalt niimoodi seda plaaniti. Nüüd, milline oli selle aja ideeline alus, millele sooviti tugineda? See ideeline alus oli seotud just sellesama Vaba Rahvakirikuga ja mis tugevnes eriti just 30. aastatel ja see oli kristlik rahvuslik suund. Ühelt poolt see kristlik rahvuslik suund ja loosungina ja eesmärgina on ju suurepärane, sest ta ühendab kaks olulist poolt. Üks on see, et see oleks Eesti ja 30. aastatel rahvuslus kui ideoloogia oli ju vägagi toetatud ja eriti 30. teisel poolel oli lausa selline riiklik rahvuslus. Ja teiselt poolt see kristlik, see näitab, et me jätame alles kristlikud alustoed, me jätame alles kiriklikud alustoed ja me liigume selles suunas. Üldse, kui me 30-ndatele mõtleme, siis see rahvuslikkuse teema on üleval haritlaste hulgas, on muusikute hulgas, on kirikus ja seda tõlgendatakse erinevalt. Piisab, kui ainult paar näidet tuua, et Hans Kruus näiteks ütleb niimoodi, et me peame jõudma sinnamaani, et rahvuslik meie hingeelu täidaks või väljenduks igas meie väljenduses, mis me ükskõik mis valdkonnas teeme. Harald Põld, kes oli seotud piiblitõlkega ja kirikus kõrgel kohal, ütles niimoodi, et rahvuslik tõupärasus või rahvuslikkus ei tohi varjutada seda, mis on universaalsed tõed, aga Harald Põld oli ka üks nendest, kes taipas ära 30-ndate rahvusluse niisugused äärmusvormid, tema oskas hoiatada Saksamaal kerkinud natsismi eest, siis Karl Leichter, kes oli professionaalses muusikas üks kõige tugevama sellise ideoloogilise aluse panija või nagu mõtestas seda, et mismoodi võiks Eesti professionaalne kunstmuusika olla. Tema ütles, et meil peab olema avatud rahvuslus, me peame olema avatud muu maailma kunstmuusikale, aga me peame ikkagi säilitama midagi ka seda, mis on meile ainuomast. Et kui nii tõsine rahvuslik surve oli kirikumuusikale, siis loomulikult pidi kirikumuusika sekretariaat, mis oli tugev kirikumuusikat juhtiv organisatsioon, ta loomulikult pidi sellega suhestuma. Nüüd, kuidas siis tõlgendati seda see oma võõras telg või see oma võõras vastandus, see käis ju selle rahvuslusega väga selgelt kaasas ja see, mida üldiselt haritlased pidasid võõraks, see võõras oli palju ühtsemalt ja selgemalt defineeritud, see oli saksa ja see saksa väljendus nii baltisaksluses kui kadakasaksluses, see oli igal juhul see võõras. Ja nüüd oma tõlgendamisel siin oli natukene erinevusi rohkem. Nüüd, kes siis need isikud olid, kes välja töötasid selle, et mida tähendab kristlik rahvuslik suund Eesti kirikumuusikas ja mida see siis praktiliselt, kuidas see praktiliselt peaks väljenduse leidma nendes samades uutes raamatutes, uues lauluraamatus ja uues koraaliraamatus. Need mehed, kes selle reformi eesotsas olid August Topmann ja Johannes Hiob. Ja August Topmann
kui vaadata seda, et mida ta tegi ja mida ta rääkis sellest, et milline peaks olema nüüd see uus Eesti kiriku muusika, siis tema aluseks oli klassikaline lääne muusika, Soome muusika sobis ka ja oma koraalid, no need on ikkagi Punšeli lähenemine, sellised tõsised, aeglased, piisab, kui me mõtleme sellest, et Topmani Kalla kallis isakäsi ja siis see, mis oli juba tol ajal omaseks saanud kirikutes ja mis oli hoopis teistsuguse helikeelega. Hiob sai kirikumuusika sekretariaadi etteotsa 1935. aastal. Esimest korda sekretariaat sai võimaldada palgalist tööd. Hiobist sai teaduslik sekretär ja Hiob nüüd väga tõsiselt võttis seda oma ülesannet. See etteseatud tähtaeg, 38. aasta, koraaliraamatu väljaandmine oli juba väga lähedal ja Hiobil olidki väga selged ja põhimõttelised arusaamised, et missugune see uus koraaliraamat peab olema. Ta ütles, et oma Eesti koraal, see olgu meie eesmärk. Ta kutsus appi Eesti professionaalseid heliloojaid ja ta sõnastab oma üleskutse väga huvitavalt, et meile on tehtud ülesandeks. Me peame kaasama professionaalseid heliloojaid selleks, et me saaksime välja töötada oma Eesti rahvusliku koraali. Kuidas see sai niimoodi olla, et talle oli tehtud ülesandeks? No tõenäoliselt sellega, et kirik ja riik hakkasid omavahel tihedamalt suhtlema ja konsistoorium tõepoolest justkui nagu läbi mitme etapi andis siis ülesandeks Hiobile kaasata professionaale, neid Eesti heliloojaid, kelle toel siis kirik leiaks laiema kõlapinna ja ühtlasi ka kirikumuusika leiaks laiema kõlapinna. Hiob mitte ainult ei tegutsenud praktiliselt, vaid Hiob pidas hästi oluliseks ka avalikustada tekstide kaudu, ajalehes kirjutades ja kirikumuusikuid kokku kutsudes, avalikustada seda ja anda selged piirjooned sellele, et missugune siis see oma luterlik koraal on. Ja Toomas Siitel ei tsiteerinud väga seda, et mida Punšel oli selle kohta öelnud. Aga kui ta oleks seda teinud, siis mina, kui ma tsiteerin Johannes Hiobit, siis teil läheksid kõrvad kikki ja te ütleksite, et oi, et see on mulle juba tuttav. Luter ütles niimoodi, Luter, nüüd ma lähen hoopis kaugemale taha, et tegelikult Hiob ütles niimoodi, et õige luterlik koraal on kõigepealt see, et ta tugineb õigele õpetusele, see tähendab, et ta on sisult selge, muusikaliselt on lihtne, puhas, ühtlane, rahulik. Ja siis ta räägib ka seda, et see ei ole tegelikult saksa muusika, et kuna õige luterlik koraal juba alates Luterist endast ja rääkimata sellest, et kuna Punšel tugines otse Luterile, mis see ajalooliselt ei ole õige, ja Luter tugines siis kõikide erinevate rahvaste muusikale, et seal olid Gregoriuse laul ja Böömi vennad ja Prantsuse ja mida ta kõik esile tõi, et siis me ei saa ju öelda, et see on saksa muusika. Nii et tema leidis endale mitmesuguseid tugipunkte. Nüüd ja Hiobi jaoks siis see, mille vastu tuleb võidelda, olid hoopiski vabakoguduste laulud ja mitte ainult need, ta läks mõneski mõttes veel kaugemale oma sellises konservatiivsuses, kui Punšel oli seda teinud, et kui Punšel oli suhteliselt leplik ja ta ei saanudki teisiti käituda, oli vennaste laulude osas, siis Hiob ütles, et Punšel oli muidu täiesti õigel teel, aga oma koraaliraamatu lisades läks ta
valele teele, et võttis sinna võõrast muusikat. Nii, nüüd tegelikult plaaniti ju uuendust 30. aastatel kompleksselt ja see seisnes siis ka lauluraamatu uuendamisel ja kogu see lauluraamatu uuendamise mõte oli laialdaselt avalikuks saanud, näiteks 33 ilmub Päevalehes niisugune teade, et Eesti luuletajad on sellega kaasa tulnud, et juba on saadetud 1000 teksti. Ja nende 1000 teksti hulgas oli siis täitsa vaba vaimulikku luulet ja oli niisugusi tekste, mis olemasolevate viiside sõnalist osa siis tegid selle täiesti uueks ja olid neid siis, mis vähemate muutustega tegid lihtsalt, uuendasid seda tõlget. Ja nendest teksti uuendustest anti välja 2 kogumikku, üks 20-ndatel, teine 30-ndatel, nende kogumike pealkiri oli Vaimulikud laulud, esimene ja teine osa. Ja seal ilmus 100 vaimulikke laule. Ja nüüd, kui koraaliraamat pidi hakkama ilmuma, siis selle niisuguseks formaalseks takistuseks sai see, et pole ilmunud ju tegelikult ka lauluraamatut. Et lauluraamat, meil ei ole mõtet välja anda uut koraaliraamatut, kui lauluraamatut pole ilmunud ja lauluraamatu jaoks omakorda sai takistuseks piiblitõlge. Harald Põllu piiblitõlge, mis oli siis aktiivselt töös ja mis ilmus liiga hilja. Selles mõttes liiga hilja, et Nõukogude okupatsioon tuli peale ja siis kogu see asi ei saanudki rakendatud. Nii et põhimõtteliselt ehkki Johannes Hiob kujundas välja ideelise aluse sellele, et missugune peaks olema uus koraaliraamat, öeldes, et see peab tuginema Punšelile ja ka kõik need eestlastest heliloojate kirjutatud koraalid peaksid muusikaliselt sarnanema sellele Punšeli ideaalile, siis tegelikult selleni ei jõutud. Ja tegelikult kuidagi kivistati see mõtlemine ja see mudel järgmiseks 50 aastaks, kus aktiivselt ju mõelda ei saanudki sellele. Aga õnneks ikkagi leidus mõtlejaid ja 91 ilmus laulu- ja palveraamat, aga ise küsimus nüüd, et kuidas selle laulu- ja palveraamatu alalhoidlikkust tõlgendada, seal on objektiivseid ajaloolisi põhjuseid ja siis ilmselt ka inimlikke arusaamu. Nii et on millele mõelda ja mul on hea meel, et te nii mitmeplaaniliselt oletegi kaasa mõtlemas. Aitäh! Suur tänu Kristiina Rossile, Toomas Siitanile, Anu Kõlarile. Küsimusi kõnelejatele on võimalik esitada mõne aja pärast. Seni veel aga jätkame ajalooga ja püüame piiluda ka pisut tulevikku. Ajalooga on küllap selge, et kiriku lauluraamatu tähendus ulatub palju kaugemale jumalateenistusest. 19. sajandil oli see ehk mõistetav, kui peaaegu kõik inimesed kirikusse kuulusid. Kuidas on see nüüd, mis saab edasi, ootame huviga järgmist ettekannet, milleks ma palun siia ette Rein Veidemanni. Austatud kuulajad, tänan võimaluse eest siin esineda, kuid minu ettekande motiivid, mõtted
kindlasti kordavad minu eelkõnelejate esinemist. Ja see on ka loomulik, sellepärast et nad on suuremad asjatundjad ja on oma sellises segmendis palju rohkem informeeritud, rohkem uurinud kui seda mina. Aga võib-olla siis minu ettekanne oleks niisugune kultuurilooline, võib-olla ka kultuurisemiotiline lähenemine luterliku lauluraamatu ajaloole Eestis ja selle võimalikust väljavaatest tulevikus. Igatahes sõna laul on üks vanima päritoluga sõna ja kuulub eesti keele esimeste mälestiste kihti Läänemere-Soome algupäraga. Henriku Liivimaa kroonikas, kus ta esile tuleb ja tähistabki eesti keele ilmsiks tuleku fakti, seal nimelt mõnitavad saarlased üht taeva poole palvetavat sisterstlaste ordu preestrit sõnadega laula, laula pappi. Ja on kevad 1215 ja tõenäoliselt kiidab ja tänab preester Jumalat viisistatult. See palve ei päästa siiski vaimulikku ega tema kaaslasi tol ajal veel ristimata saarlaste vägivallast, kuid osutab meie jaoks seda, et palve ja laul seisavad lähestikku. Võib siis öelda, et ühislaulu üks allikaid on seotud ristiusu leviku ja juurdumisega eestlaste seas ning seejärel kirikuga. Kuna katoliku kirikus oli kuni Vatikani teise kirikukoguni 1962-65 liturgia keeleks ladina keel, siis, nagu on osutanud Toomas Paul, võib psühholoogiliselt usutav olla oletus, et maarahvale kõlas palvete ladina keeles retsiteerimine nagu šamaani loits, millest ei peagi aru saama, mida arusaamatum, seda vägevama toimega, tsiteerisin Toomas Pauli. Kolleeg Kristiina Ross omalt poolt on tõdenud, et just reformatsiooni algaastail oli oluline, et vähese kirjaoskusega kogudusliikmetel oli laulu abil kõige lihtsam usutõdesid selgitada. Igatahes 1551. aastast on andmed siis esimese luterliku lauluraamatu olemasolust. Nüüd juba siin jutukski tulnud üheks varasemaks allikaks kirikulaulude tähenduse mõistmiseks on Püha Vaimu kiriku diaakoni Georg Mülleri jutlused, mida mul on olnud võimalus süvenenumalt käsitleda ja millesse siseneda. Seal Müller rõhutab selgelt laulmise vajalikkust ja siin oli küll juba esil see, et ta oli sõidelnud oma koguduse liikmeid selle eest, et nood ei saanud sellega hakkama, aga võib-olla olulisem on see, mismoodi Müller siis ootab, et kogudus laulaks õigel viisil ja oleks nagu pühendunud sellest laulmisse. Sellepärast, et laul on püha asi, tsiteerin teda, meie laulud kuuluvad Jumala sõnaga ühte ning need laulud on Jumala sõnast ning kirjast võetud. Ja tähtis on rõhutada seda, et lauldakse sõnu ja sõnades väljendatud mõtet. 12. jutluses rõhutab Müller kohustust laulda heal meelel, nii et see tuleks südame põhjast, sest muidu ei maksa meie laulmine midagi, ütleb ta. Kohustust põhjendab Müller sellega, et Jumal ei taha, et me teda üksnes suuga appi hüüame, vaid see peabki südamed põhjast tulema. 10. jutluses avab Müller kuulajatele üksipulgi palvelaulu struktuuri ja palutakse nimelt 7 asja. Jumala kohalolekut, pattude andeks andmist, õndsana suremist, kuradi kavaluse ja pettuse äratundmist, usukindlust, kiusatusest pääsemist ning uueks inimeseks saamist ja lõpuks 7. seda, tsiteerin, et Jumal meid kõigist vaenlastest tahaks aidata ära päästa.
Juba Mülleri jutlused annavad tunnistust sellest, et kirikulaul ei olnud ega saa olla minu arvates tänagi üksnes osa jumalateenistuse rituaalist, vaid ühislaulmisena kogudust liitev ja jumalausuga osadust kinnitav sõnalis-muusikaline tekst. 1637. aastast siis pärinebki siin juba olnud vaatlusalgi Heinrich Stahli käsiraamatu teise osana ilmunud eestikeelne esimene lauluraamat. Esimene värsistatud lauluraamat siis ilmub 1656, koondades endas 241 laulutõlget, peamised tõlkijad Hendrik Köseken, Georg Saalemann, Martin Killeus. Nüüd lauluraamatu kirjanduslooline olulisus seisneb siin selles, ja sellele ka Kristiina Ross juba osutas, et värsistatud kirikulaulud juurutasid silbilis-rõhulise värsisüsteemi Eesti luulesse, kuigi see tõepoolest juhuluules oli juba ka ilmutatud. Ja tõid ka lõppriimi olulise. Lõppriim ei olnud küll puhtal kujul, vaid see oli, võiks isegi öelda seda, et minu õpetaja ja mentor Valmar Adams loeb ennast Eesti irdriimi esimeseks avastajaks 19. sajandi 20. aastatel 1924, kuid sellist irdriimilist riimimist oli juba palju varem. Ja just nimelt kirikulaulu tekstides. Algriimil ja paralleelismil põhinev regivärsine luulevorm hakkas taanduma aga juba 17. sajandi teisel poolel, mil ilmusid venlaste koguduse laulud. Nüüd, kirikulaulud kuuluvad ja esindavad kirjakultuuri. Aastatuhandete vanune regilaul enne selle üleskirjutamist 19. sajandi lõpukümnenditel Jakob Hurda koostatud vanakandle esimene köide, mis sisaldab Hurda kodukihelkonnast, Põlva kihelkonnast üles kirjutatud laule. See ilmus 1886 ja siis regivärsine rahvalaul esindab suulist kultuuri. Nagu teada, levisid regilaulud suuliselt põlvest põlve ja olid kollektiivne looming. Regilaulu viisid on tavaliselt lihtsad, 3-6 astet, laule lauldakse enamasti ühehäälselt ning sõltuvalt eeslaulja inspiratsioonist või tema peas olevast päritud tekstist. Eeslaulja arendab laulu värshaaval, koor kordab seda järele, võimaldades kordusajal eeslauljale mõtteaega. Üksi lauldavad laulud olid karjase ja hällilaulud. Üheks kokkupuutepunktiks, kus põimuvad ühelt poolt vaimulik kirjasõna ja palvelaulud, teiselt poolt aga suuline rahvakultuur, sealhulgas rahvausund, olid loitsud. Eesti loitsude raamatu järelsõnas sõdastab rahvaluule teadlane Mare Kõiva, et, tsiteerin teda, loitsudena kasutati eepilisi regilaule ja nende katkeid nagu ka piibli kirjakohti ja lauluraamatu kindlate laulude salme. Kõiva tõdemusel oli meie isa palve, universaalne ravi, edendamis- ja tõrjetekst, mida kasutati kriiside lahendamiseks ja ohtude vältimiseks, see oli sageli raviriituse püsiosa. Kuigi vennaste liikumine suhtus põlgusega rahvapärimusse, sealhulgas regilaulu, on samas oluline rõhutada, et rahvaluule talletamise kõige innukam eestvedaja oli luterlik pastor. See oli Jakob Hurda kangelastegu päästa eestlaste pärandkultuuri kõige hinnatum osa. Kirjandusmuuseumi varakambris säilitatav enam kui 1 miljonile leheküljele jäädvustatud rahvalaul, vanem rahvalaul, tema pöördumatust kaotsi minekust. Sellest, missuguse unustamise ning mahajätmise surve alla oli asetatud vanem rahvalaul, on üks ilmekas jälg tol ajal veel usuteaduskonna üliõpilase, hilisema paistukoguduse pastori ning luuletaja, ühtlasi paljude kirikulaulude tõlkija Jaan Bergmanni rahvalaulu kogumise päevikus. Suvel 1878 oli Bergman olnud rahvalaulu korjematkal Viljandimaal Kolga-Jaani kihelkonnas. Niipea, kui ta oma koduvalla piiri oli ületanud, peeti teda petjaks, luusijaks või liunikuks, ega laulud talle mitte ühtegi laulu. Võisiku vallas, kus Bergmanil oli kaasas kohalik koolmeister, ei tahetud neid ära unda. Ei olevat aidanud palumine ega paitamine, vaigistamine ega vabandamine.
Bergmani sõnul keegi ei tahtnud pattu teha. Kiidetud laulikud põgenesivad pakku ehk tahtsиvad vana viisi pääl, see on kiriku laulusid vanade keeruliste viisidega laulda. Nii kirjutab Bergman. Bergmani ning teiste Hurda kaastööliste kogumismatkad leidsid aga aset juba pärast esimest laulupidu 1869, mille esimene päev oli pühendatud religioosse repertuaari ettekandmisele, tunnistuseks kirikulaulu jõudmisest üldlaudavasse repertuaari. Siin juba kolleeg Siitan juba osutas Brenneri repertuaarile, mis moodustas 7 laulu oli seal esimesel päeval. Niisamuti oli aga selleks ajaks juurdunud juba Saksa eeskujust lähtuv liedertafelik isamaaline laul, nagu näiteks Karl August Hermanni Kungla rahvas, Mingem üles mägedele, Oh laula ja õiska ning tema järel mitmete teiste heliloojate isamaaline koorilaulu looming. Ent naaskem 1656. aastal ilmunud esimese värsistatud lauluraamatu juurde. Jah, selle keelt arvustasid toonased noored keelereformijad Adrian Virginius ja Johann Hornung, kes tõlkisid ümber varasemaid laulutekste. Aga ka nende tõlked ei pidanud vastu, sest 18. sajandil tõlgiti need ringi või asendati lausa uute tõlgetega pietistlikus vaimus. Siingi juba mitmel puhul nimetatud 1990. aastal ilmunud kiriku laulu- ja palveraamatust leidsin nii-öelda vastupidanana Johann Hornungi tõlkes säilinud näiteks Luteri Oh püha vaim, nüüd tule sa, Oh Jumal, tule armuga ja muidugi üks kanoonilisemaid jõululaule, Ma tulen taevast ülevalt. Õigus on neil Eesti kultuuri uurijail, kes tõdevad, et kuni ilmaliku kunstluule, mis järgis vaimulike laulude varmikaanonit, kujunemiseni oli kirikulaulude tõlked olulisem kirjanduslik tekst, sild kirjakultuuri, siis loetud tekstide ning suulise kultuuri laulude päheõppimise ja peast laulmise vahel. Seesuguse vennaste kogudusest päritud treeningu olemasoluta, nimelt koguduste palvetundidest hõlmas suure osa noodist laulmine, olnuks võimatu, et esimeseks üldlaulupeoks 1869 suutsid liiga 800 talupoega ära õppida mitmehäälsed keerulised koorilaulud, teiste hulgas need 7 saksa vaimuliku kooriliteratuuri kuuluvad laulud, mida lauldi laulupeo esimesel vaimulike laulude päeval. Sellest on hiljaaegu ka Sirbis Toomas Siitan kirjutanud. Kalevipoja eepose kirjutamise idee algataja ning selle ühe osa saksa keelde tõlkinud Kreutzwaldi sõber doktor Georg Julius von Schulz-Bertram avaldab laulupea järel siirast imestust, ma tsiteerin teda, see on väga kujukas. Kuidas võis see ometi võimalik olla? 800 lauljat, lihtsad maamehed ja koolmeistrid, umbes 50 erinevast lauluseltsist harmooniliselt ühte viia ja üksteisega koos hoida. Ja uskumatu sai teoks. Rahvas ei läinudki taktist välja ja ärgu arvatagu, et need olid ainult kerged ja tuntud koraalid, mis tulid ettekandele. Enamik numbreist koosnes kõige raskema vormiga lauludest, milledest mõned veerand tunni pikkuselt liikusid kontrapunktilistes käikudes. Veerand tundi, see pidi ikka tõeline juba professionaalsus olema. Oluline on rõhutada sedagi, et just 1899. aastal Jakob Hurda vastutaval toimetusel ilmunud ja Eesti kogudustele mõeldud uus lauluraamat aitas kaasa ka Eesti Vabakirluteriku rahvakiriku konstitueerimisele 1917. aastal, kuigi nagu me siin kuulsime, alles 30. aastatel hakati seda nii-öelda realiseerima. Laulus sisalduv palve on väljunud igatahes kiriku raamidest eestlaste ilmalikku ruumi üldlaulupidudelgi kõlava 3 laulu näol. Neist esimene on Paciuse ja Janseni Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, mille 3. salmis pöördutakse Jumala poole palvega valvata Eestit. 1890. keskpaigaks oli Mu isamaa, mu õnn ja rõõm kinnistunud Eesti rahvushümnina. 5. üldlaulupeol 1894 esitati seda püsti seistes ja paljastatud peadega. 1896. aastal nimetas Postimees seda esmakordselt Eesti rahva hümniks. Omariikluse tekkimisel oli Eesti hümn juba sedavõrd kinnistunud, et seda ei hakatud muutma ega ka kehtestama. 24. veebruaril 1918 aastal avaldatud Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest on ainus õigusakt, kus on osaliselt trükitud Eesti hümni tekst.
See näitab, et vaatamata kiriku lahus seismisele riigist, kuulub luterlikust traditsioonist lähtuv religioosne komponent Eesti ilmalikku elukorraldusse, saates seda vaimsel pinnal. Teiseks palvelaulule olemuslikult toetuvaks tekstiks on Juhan Aaviku Leopold Raudkepi laul Hoia Jumal Eestit, mille, nagu ka brittide God Save the King, Queen, eeskujuks on Piibli kuningate raamat. Täielikult palve funktsioonis lauldi seda esimest korda Eestis 20. augustil 1991. aastal Jaani kiriku ees Riikliku Akadeemia meeskori poolt Roman Toi juhatamisel. Laul ise oli aga rahvushümni staatuses väliseestis laulupidudel. Kolmanda, samuti üldlaulupidude repertuaari jõudnud palvelauluks on aga Tõnis Mäe palve Looja, hoia Maarjamaad. Implitsiitselt on palvelaul ka praeguse rahvushümni staatuses laulupidude lõpulauluna kõlav Ernesaksa Koidula Mu isamaa on minu arm. Selle lõpusalm on tüpoloogiliselt seesama, mis Janseni Mu isamaa, mu õnn ja rõõm laulus. Olgu siinkohal täheldatud, et Liidia Koidula oli tõlkinud ka ise ühe kiriku laulu repertuaari kuuluva teose, tundmatult saksa 18. sajandi luuletajalt pärit teksti, mida lauldakse Anna Anvelti tehtud viisiga matustel. Laulu pealkiri on Peatöös mulda. Selle viimane salm manifesteerib Uue Testamendi põhisõnumit surmajärgset igavest elu läbi Kristuse. Just surmajärgse taassünni ülesäratamise sõnumis leiame kristliku usk, lootus, armastus, vormeli sümbiootilist ühtsust. Võrreldagugi Peotäis mulda viimast salmi Koidula Mu isamaa on minu arm viimase salmiga. Tsiteerin, Peotäis mulda. Peotäis mind mulda üksi üle jääb, kui kõik jõud ja noorus mullaks jälle saab. Mullast olen võetud, mullaks lähen maa, mullast võtab isa, kord mind ärata. Ja Mu isamaa on minu arm, see on tuntud, seda me teame peast juba, aga seal on just nimelt see, et heidetakse unele ja see, kuhu heidetakse, on Eesti muld muidugi ja sealt tõusevad kunagi õitsevad lilled, kes siis õitsetab see sama muld, see Eestimaa muld. Nüüd Koidula luuletuse ning eestlaste ühe pühima laulu viimase salmi viimastes ridades toimub siis, rahvaluuleteadlased ütlevad seda kontaminatsiooniks, siis sulatatakse üheks tervikuks surm kui unele heitmine, Jumala kujund äratajana ning Eestimaa ja isamaa kui sakraalne ruum. Nende näidete toomine tohiks olla argumendiks väitele, et luterlikud kirikulauludki sisaldavad Eesti kultuuri tüvitekstile, milleks kahtlemata on üldlaulupidu ja laiemalt võttes kogu Eesti koorikultuur omast ainest. Mis puutub kirikulaulu ning laiemalt võttes sakraalse muusika tulevikuperspektiivni, siis juba praegu näeme, kuidas mitmed sakraalmuusika suurvormid, piltlikult öeldes, mahuvad nii kirikusse kui ka ilmalikele kontserdilavadele. Pean kõigepealt silmas esimese Eesti oratooriumi Rudolf Tobiase juba 19. sajandi lõpus Peterburi konservatooriumis alustatud ning 1908. aastal Leipzigis lõpetatud ning järgmisel aastal esiettekandele jõudnud Joonase lähetamise taassündi osade kaupa aastatel 1986-89. aastal. Mäletatavasti peeti nüüdseks 110 aastat tagasi kirjutatud teost kaotsi läinuks, kuni oratooriumi taastaja, klaverkunstnik Vardo Romessen selle 1973. aastal üles leidis. Romesseni sõnul oli Tobiase teose avalikustumine oluliseks teetähiseks vaimse ärkamise teel ligi poole sajandi pikkusest nõidusest, mis mõjus otse kui prohvetlik sõnum jumalikust halastusest ja vaimsest vabanemisest. Tobiase teose terviklik esiattekanne leidis aset 25. mail 1989. aastal Tallinnas Estonia kontserdisaalis Peeter Lillie juhatamisel ning tookord võeti seda kui sümboolset ettekuulutust Eesti enda peatsest vabanemisest võõrvõimu alt. Järgnenud kümnenditel on Joonase lähetamisest saanud üks Eesti sümfoonilise muusika visiitkaartidest. Tobiast ennast on hellitatud Eesti Beethoveni nimega ja tõsi on, et oratoorium on suguluses saksa romantilise muusika suurvormidega. Kuna teose esitamine nõuab väga suurt muusikute ressurssi,
siis täiel kulul on selle ettekandmisest alati kujunenud suur sündmus. Viimati kõlaski see veebruarist 2018. aastal Berliini Konzerthausis. Teose ettekannet juhatas Neeme Järvi, laval oli 200 muusikut, lauljat ja pillimeest, Eesti parimad solistid Anneli Peebo ja Ain Anger koos Läti ja Saksa kooridega. Oratooriumisse ühe episoodina lülitatud 1909. aastal Peterburis nelipüha jumalteenistusel Tobiase poolt improviseerides kirjutatud nelipühi laul Eks teie tea, elab aga nii kirikukontsertidel kui ka kontserdilavadel juba omaette elu. Üldlaulupea kavva jõudis see 21. üldlaulupeol 1990 ning on seal ettekandele tulnud ükskord hiljemgi. Teine Eesti suur helilooja, kelle loomingu ettekanded muudavad kontserdisaalid kirikuteks ning kelle kirikutes esitatavad teosed on kohale toonud rahvast, keda kirikukalendri jumalateenistustel muidu ei kohta, on mõistagi Arvo Pärt. Tema Te Deum, Passio, Magnificant, Litania, Canon Paccajanen kõlavad ühtlasi jumalateenistusosadena, sõltuvad sellest, millist kiriku tähtpäeva, mis on ju seotud piiblilooga, parasjagu tähistatakse. Noorema põlvkonna heliloetest, kellel on potentsiaali piltlikult öeldes vallutada nii kirikud kui ka kontserdisaalid oma teostega, millel on eksistentsiaalne sisu, nimetaksin Tõnu Kõrvitsat ning tema kas või väga kuulsaks saanud juba Moorland Elegies lageda laulusid, mis oma, ütleme siis, teostuselt on tõeline De Profundis teos, Meli Bronti luuletustele kirjutatud Doris Kareva tõlkes. Kuid kõige selle juures tuleb silmas pidada seda, et nii ühe kui teise helilooja sakraalse sisu ja vormiga teosed on kontsertettekanded, mis määrab ühed esitajateks ja teised kuulajateks. Kirikulaulu puhul on aga kõik laulu enda ning selle väljendatuga osadussuhtes. Mis tähendab seda, et ilmselt vajaks siis kirikulaulu repertuaar mitte ainult sõnalist kaasajastamist, mingeid uusi tõlkeversioone, vaid lisaks lausa tellimuslikult ka täiesti uut loomingut, mis jumalasõnumi kõrval kannaks endas religioosset tunnet ja elamust nii-öelda ilmalike kujundite kaudu. Heaks näiteks siin on Peep Sarapiku kirjutatud laul Juhan Liivi luuletusele Ta lendab mesipuu poole, mis isamaalise sõnumi kõrval on tõlgendatav ka kui Jumala otsimine, kui liikumine Jumaluse poole. See tähendab seda, et lõpetuseks olgugi öeldud, et minu meelest kirikulaul ei pea jääma siiski ainult kirikutesse. Seal peab olema jõud muuta teisedki esitamisruumid kirikuks. Tänan teid tähelepanu eest. Suur tänu. Nüüd on meil kavas kirjas seljasirutus. Nii et ma palun teil sirutada selga ja niipea, kui selg on sirutatud, siis tuleme siia tagasi, selleks on 10 minutit aega. 10 minutit aega selga sirutada ja siis on meil võimalik esitada oma küsimused tänastele kõnelejatele.